tere! Ja tere! No nii, väga kena, keegi teeb ka häält. Siis on hästi, siis ma ei räägigi iseendaga. Mõtlesin, jaa, mõned inimesed praegu on. Et äkki üks minutikese veel ootame ja siis hakkame peale. Et kohe, kui teil miskit küsimust on, et võite kohe julgelt küsida, chati kirjutada, kui ei soovi rääkida, et siis pool tundi läheb muidu kiiresti ja võib-olla mõtlesite, et oi, vot seda ma kindlasti tahan küsida ja see läheb juba meelest ära, nii et jah, nii võib vahest juhtuda küll. No aga selge, hakkame siis pihta, et kui keegi veel liitub, et siis liitub ja siis ühesõnaga nii ongi. Et jah, mina siis olen Tarmo Pilving, et ma olen selle juba päris mitmeid häid aastaid selle loodustusriski magistratuuri õppekava juht olnud. Just hetk tagasi oli meil ka samasugune asi baka sisseastumiskandidaatidele või potentsiaalsetele huvilistele. Et siis võib-olla jah, kõigepealt ma tutvustan natukene iseendast, et räägin, et kes ma selline olen ja miks ma siin üleüldse olen. Et minu jah, tee loodusturismi nii see alguse kuskil aastal 2004-2005 umbes niimoodi, kui ma siin sügavuti loodusfotograafiaga tegelesin ja siis ühel hetkel hakkasid tuttavad huvi tundma, et kus sa käid ja miks sa käid ja mis sa seal teed ja siis ma mõtlesin, et aga miks ma siis kõike seda enda aastate jooksul tekkinud teadmist peaksin tasuta teistele jagama, kui sellest saaks teha ka sellise ettevõtlusvormi ja siis minust saigi loodusturismi ettevõtja. Ja ma olin sellega juba mingi aeg nagu siin tegelenud ja tegutsenud, kuni ma siis sain aru, et vot ikka on nagu pilt natukene selline väike või ma ikkagi ei tea kõiki neid asju ja aitasin ka raamatud ja aitasin ka filmid. Ja siis ma niimoodi juba jah, 30-selt tulin siis bakalaureuse ise siin seda loodusturismi Maaülikooli õppima. Ja käisin selle tee läbi, oli väga huvitav. See väga palju teadmisi ja tegelikult ma saingi täpselt selle, miks ma olin tulnud. Ja siis see on nagu selline mõnes mõttes loogiline jätk, et ma siis jään ikkagi magistratuuri edasi, et kuna võib-olla see selline bakalaureusõpe on meil selline võib-olla rohkem natukene selline loodusteadmistele suunatud, kuigi see teine pool on seal ka turismiteadmine, siis juba magistratuur on meil rohkem selline, kuidas siis seda valdkonda arendada. Ja võib-olla ma ei räägi siin üldse ainult nagu loodusturismist kui sellisest, eks ju, et näiteks, et mina olen giid ja teist keegi on nii-öelda külastaja ja siis raha vahetab omanikku ja te saate toreda elamuse ja lähete koju ära. Aga loodusharidus, kõik see, et kuidas mingisse piirkonda loodusturismi teenuseid planeerida, kuidas neid arendada. Et tegelikult see on jah juba see, kuidas isegi ka selliseid poliitilisi seisukohti kujundada ühiskonnas ja kuidas ka teadustööd teha. Et see siis on nagu see magistratuuri fookus. Ja jäin edasi ja lõpetasin ära ja millegipärast juhtus nii, et oli vaja ka doktoriõppesse astuda, mille ma ka juba ammu olen ära lõpetanud ja ühesõnaga nüüd olen jah rohkem Maaülikooliga käsist elus seotud, et kui ma enam ettevõtja olen, aga ma niimoodi spontaanselt tegelen ettevõtlusega ka veel natukene, et eriti siin suvel, et kui aega on ja keegi küsib, aga jah, ma väga ennast nagu ei reklaami. Aga lihtsalt jah, et see ettevõtlus on nagu see minu taust, aga kui ma vaatan ka, et kui palju erinevatest valdkondadest meil inimesi on magistratuuris läbi käinud, siis see pilt on ikkagi väga-väga kirju, et meil on kuni väga tuntud loodusturismi ettevõtjatest kuni lasteaiaõpetajateni, meil on filoloog olnud, meil on igasuguseid taimetarku olnud, meil on nimeta vaid tegelikult keegi, alati on keegi sellest, meil on majandusinimesi olnud, meil on kõike olnud jah, et isegi
ütleme, et see pilt on jah, nagu väga lai. Ja see loodusturismi magistratuur on jah, et ta on 2 aastat, need 2 aastat lähevad päris kiiresti. Juba alguses, kui on ikkagi soov sisse astuda, peaks natukene võib-olla mõtlema, et mis on mul see magistritöö teema või isegi mitte teema, vaid suund, kuhu poole liikuda. Sest ka üks õpiväljund on ikkagi see, et siis nii-öelda piiriliselt andmeid koguda ja nendest siis midagi järeldada ja tegelikult see on selline oskus, mida saab kasutada absoluutselt igas eluvaldkonnas, et teil on selline teadmuspõhine tõestus mingisuguse, kuidas mingisugused asjad võiksid nagu toimida. Täna on jah huvitav päev, et täna on 26. mai, et praegu tudengid esitavad oma magistritöid ja bakalaureusetöid, et kõik on väga ärevil, sest ega alati on see, et kuidas ma ütlen, et 2 nädalat jääb alati puudu, aga tegelikult on kõik väga hästi ja mingil veidral kombel on see, et kui meil üldiselt on kõik väga tublid olnud, mul on ka päris palju juhendatavaid see aasta olnud ja kui nad kõik ilusasti oma tööd ära teevad, siis võib-olla rekordarv cum laude lõpetajaid, eks ju, et see on ka väga selline huvitav asi. Aga jah, et sellest õppest lähemalt, et meil on siis päris mahukad ained, ma arvan, et kui te juba siin olete, et olete natukene vaadanud neid aineid ka, et mida nad endas sisaldavad ja kuna meil just läbis õppekava sisehindamise, või tegelikult on veel natukene selles protsessis, et ei ole seda viimast hinnangut saanud, aga sai jah, selline põhjalik töö ära tehtud, et siis on ka need kõik asjad ära uuendatud niimoodi, et ma arvan, et te saate tegelikult sellise päris hea pildi juba seda lugedes, et mida need ained endast kujutavad. Aga jah, et ma ennem ka mainisin, et sellist päris palju fookust on siis sellel planeerimisel, arendamisel ja kõigel sellel, et miks see tegelikult ka vajalik on, see ongi vajalik selleks, et tänaste andmete järgi näiteks Riigimetsa Majandamise Keskuse puhketaristul aastas käib kuskil 3,2 miljonit inimest. Ja kõik need inimesed ei mahu nendele matkaradadele ära. Loodus, selline atraktiivne loodus tõmbub järjest kokku igale poole, eks ju, ja seda kõik on tegelikult vaja ikkagi hallata, seda on vaja niimoodi juhtida, sest kui sa seda ei juhi, siis ongi see, et meil on külastajate konfliktid, meil hävinevad seal need loodus- ja kultuuriväärtused ka ära, eks ju, ja võib-olla siis see pilt ongi mitte kõige parem, eks ju, kui me tahame seda ka järeltulevastele põlvedele jätta, nii et see on jah selline väga lai ampluaa siin ja kindlasti ka, et teile ka võib-olla see loodusturism alati esmajoones seostub sellise matkamise ja sellega, et tegelikult see on nagu hästi väike osa kõigest sellest, et siin me räägime ikkagi kogu turismist, mis on siis loodus- ja maapiirkondades, eks ju, või ütleme sellest külastusest ka. Et jah, et külastuse ja turismi vahe siin võib-olla ongi see, et siis kui te lähete niimoodi sinna RMK taristule võib-olla paaris tunniks jalutama, et tegelikult siis ju raha ei vaheta nii-öelda omanikku, eks ju, aga kui te võtate endale selleks ajaks juba giidi, et siis te olete nii-öelda siis nagu see turist, eks, et siin on jah selline vahe võib-olla ka. Ja et jah, sellised suhteliselt mahukad ained on nii seda teoreetilist poolt, võtame siin näiteks ühe aine, et meil on selline loodusturismi ruumiline planeerimine, et siis see on ka üks esimene aine sügisel, mis hakkab kohe septembris peale ja siis esimene pool on selline teoreetiline osa 5 ainepunkti, et kus siis vaatamegi läbi selle planeerimisteooria ja kõik see, et millised osapooled on ja kuidas nad omavahel koostööd teevad ja kõik sellised asjad ja see on nagu selles suhtes ka päris oluline, et turism on niivõrd muutuv, et kui ma praegu teile räägin võib-olla mingisugusest trendist, eks ju, et siis sügiseks ka see trend võib-olla ei omagi enam mingisugust tähtsust, aga mingisugused sellised teoreetilised üldpõhimõtted kindlasti jäävad nagu samaks. Ja siis kevade poole näiteks selles samas aines me teemegi siis mingisugusele sihtkohale turismi planeerimise kava. Praegu on meil selleks Ruhnu saar, oleme teinud varem ka teistele saartele, igasugustele huvitavatel piirkondadel, aga mitte ainult, ka näiteks Tallinna Loomaaiale, Harku vallale ja nii edasi. Et kuidas siis
selles piirkonnas võiks siis seda turismi planeerida, mis seal siis nagu teha, eks, ja võib öelda, et see Ruhnu on meil paras pähkel, sellepärast et me oleme ikka igat sihtkohta ise külastanud, et no Ruhnu lihtsalt kuidagi nagu väga ei saa, et nüüd kui praam hakkas sõitma, on ta välja müüdud ja nii edasi ja nii edasi, et ka see on üks planeerimise osa, eks, et näiteks sellised asjad on ja siis on meil erinevad koormustaluvuse ained, ökoloogiline koormustaluvus, kus siis ikkagi vaatame, et näiteks ka see, et kui on mingisugune matkarada, kuidas seal need mõjud igale poole hargnevad, eks, milline on see jalajälg nii-öelda loodusele. Ja ütleme ka siis sotsiaalne koormustaluvus väga oluline asi, et kui ta nüüd siis ka mingisugust turismitegevust kuskil plaanite, eks ju, looduskeskkonnas, võib-olla seal lähedal on väike küla, et kuidas siis seal inimesed sellesse suhtuvad, sest mina ei tea, mis nüüd viimasel lahti on läinud, aga eriti hull oli see eelmine suvi, kus meie arust igal pool, ma olen ise liige igasugustes matkate gruppides igal pool, kus siis oli ikkagi näha, et järjest rohkem on konflikte ja meil kusjuures üks lõputöö ka sellest tuleb, et kaitsmised on meil avalikud, 3. juunil võite kõik tulla kuulama. Inimene, kes ise töötab politseis, siis uuriski neid külastajate konflikte, et milliste külastajagruppide vahel need siis ütleme kuskil seal looduses toimuvad, eks ju, aga see on väga oluline asi. Varem on seda nagu olnud, aga eelmine suvi kuidagi see oli nagu hästi pildis ja ma natukene kahtlustan, et ka see suvi võib isegi veel hullem olla, sellepärast et jah, vaatasin ka ise, et kui minna näiteks perega paariks päevaks Saaremaale, eks ju, seal on majutushind on juba niimoodi 600 €, et võtab natukene kukalt kratsima, et kas see kõik on seda väärt, et äkki võtaks telgi ja oleks sellega seal ja kui kõik niimoodi mõtlevad, mis siis meil on, siis ongi see olukord käes, et kus võib-olla kõik ei mahu enam ära sinna, eks, ja no, et see ongi. Seda me siin üritamegi nii-öelda mõtestada. Ja Laura siin kirjutab, et millise taustaga õppijale see õppekava on. Jah, et nagu ma ka alguses ütlesin, taust võib olla väga-väga kirju, me teeme kõik selgeks need asjad ja kui te selle 2 aastat olete ära ilusasti olnud, et siis te olete kõik ikkagi ühel tasemel, et huvitaval kombel meil on jah, nagu päris palju viimasel aastal sisseastujate hulgas olnud lasteaiaõpetajaid, mis on tegelikult väga, kui võtame nagu ühiskonna toimimise seisukohalt tervikuna, on see väga hea uudis selles suhtes, et kus see väike laps ikka selle esimese kontakti loodusega saab, kui mitte lasteaiast, eks ju. Et siis neil on jah, võib-olla see, et kui meile tulebki selline turismikuru, kes juba mõnes mõttes kõike nagu hoomab, aga siis võib-olla seal võib tekkida küsimus, et kas siis ikkagi saan sellest kõigest aru, et tegelikult saab ikka, et kuigi õpe on meil sessioonõpe, tähendab seda, et teil ikkagi on ka sellist iseseisvat pusimist natukene on, aga ma ütlen ka alguses ära ka, et meil ei ole see õpe selline, et kus ma ei tea, mina või keegi kuskil räägib kõva häälega ees ja siis tuleb pärast eksam. Ei, kindlasti mitte, et me võtame seda asja niimoodi, et kõik me oleme tegelikult üks suur pere. Sellepärast, et meil on ka õppejõudude hulgas on nagu ka mina, endine õpilane, eks ju, või endine tudeng, on meil ka väga palju selliseid, Eesti on hästi väike, on meil väga palju endiseid lõpetajaid ja just üks lasteaiaõpetaja tegi suurepärase magistritöö eelmine aasta loodusgiidide läbipõlemisest ja nüüd astub doktorantuuri kohe, eks ju, siis see on nagu ehe näide sellest, et ei ole vaja üldse muretseda selle pärast. Jah, õppimine on pingutust nõudev siin, seda kindlasti, et päris niisama muidugi läbi ei saa, et selle ma ütlen ka kohe ära, et ikkagi tuleb teha ja toimetada, aga me oleme väga-väga paindlikud, me oleme väga-väga arusaajad ja me aitame nii palju, kui meil alati vähegi võimalust on. Ja et sellepärast jah, ei ole vaja nagu muretseda. Ja kindlasti see õppekava on üsna unikaalne, ma ütleks ka terve maailma kontekstis, sellepärast, et tihti on see turismiõpe, kas ta on poogitud kuskile, näiteks ta ongi siis kuskil näiteks geograafiaga seotud või ta on natukene seal keskkonna pool või ta hästi tihti ta majanduse pool. Aga need õppekavad näiteks, mis on majanduse pool, nad keskenduvadki rohkem sellisele hotellimajandusele, spa majandusele.
ja sellisele, eks ju, et meie räägime siin ikkagi kõigest sellest, mis toimub siis toimub just seal looduskeskkonnas, maapiirkonnas. See võib küll olla jah, ka hotell ja maamajutus ja nii edasi, eks ju, aga kindlasti kõik ka see muu sinna juurde. Nii et see on jah selline see natukene laiem käsitlus sellest asjast ja aja jooksul meil on ikkagi tekkinud väga-väga hea koostöövõrgustik. Nii palju, kui meil võimalust on, me kutsume alati ka välisõppejõude. No, ma näiteks ka enda õppeained ehitan niimoodi üles, et näiteks, mis mina teile räägin, võib-olla räägin siis ka sellisest teemast, mida ma küll väga hästi tean, aga siis tuleb võib-olla see inimene, kes nagu päriselt seal põllul iga päev on, eks ju, et see on ka täpselt niimoodi. Ja lõpetajad ka, et kus nad siis on võib-olla tööle, tihti magistratuuris juba on võib-olla selline üsnagi täiskasvanud elukogenud inimene, kes võib-olla otsib ka nagu uut hingamist enda ellu tihtipeale või ka siis tahab lihtsalt ennast täiendada, et olla nagu kompetentne ja pädev, eks. Et siis ka, et aga jah, et ma vaatan ka, et viimasel meil lõpetajaid kohtab ikka absoluutselt igasugustes erinevates kohtades, et nii koolis õpetamas kui ka enda suurt turismiettevõtet vedamas niimoodi, et või ka loodusgiidina töötades. Et see pilt on jah, selles suhtes üsna selline kirju. Aga jah, et mis meid võib-olla eristab sellisest kutseõppest on see, et ega meil on ka see praktilist poolt ka, aga me ikkagi sellist, ütleme, see õpe on ikkagi selles suhtes akadeemiline, eks ju, et kõik, mida sa nagu teed ja kõik sinu seisukohad, mida sa siis nii-öelda välja käid, et nad peaksid olema siis teaduspõhised kindlasti, eks ju, et see on see võib-olla põhiline asi, et võib-olla jah, et kompassi tunda, et selleks on natukene teised kohad ja selleks võite minuga siis koos matkale tulla, eks ju, et see on jah, et siin on ikkagi sellised natukene laiemad teemad, aga jah, et see on võib-olla jah, see oluline asi, et mis siit nagu meelde jätta. Sisseastumise puhul on meil siis niimoodi, et me vaatame teie varasemaid õpinguid ja siis on meil ka sisseastumisvestlus. Tavaliselt nad on seal kuskil juulikuu keskpaiga või alguse poole, ütleme kuu esimeses pooles. Ja sisseastumist ka üldse ei ole vaja karta, et me oleme ka vägagi arusaajad ja lihtsalt, et ei oleks võib-olla 1. september see, et kus te meid esimest korda näete, et lihtsalt natukene ette valmistada, natukene lihtsalt vestleme nendel teemadel ka, et just seda õppija motivatsiooni teada saada ja et kas te ikkagi tahate meile tulla, tahate selle asja läbi vedada, läbi nagu käia, eks ja niimoodi. Ja magistratuuris on jah, see suur osa on sellel ikkagi magistritööl 30 ainepunkti, sihuke iseseisev selline, küll ka juhendatud, eks ju, ikkagi see on iseseisev siis töö, et selleks ka tuleb ennast valmis panna. Aga on teil küsimusi tekkinud äkki vahepeal veel? Võite rääkida, võite chati kirjutada. Kõik on väga vaiksed. No selge, niikaua kui te mõtlete, siis jah, et mis seal ikka, ega see loodusturismi seltskond Eestis on selline üks suur pere tegelikult, et kõik tunnevad kõiki, hästi palju on meil selliseid elustiili ettevõtjaid, kes siis teevadki ja toimetavadki nii nagu neile endale õige või huvitav tundub, eks ju. Ja siis me oleme ka võib-olla olnud selline platvorm, mis neid inimesi kokku toob, et näiteks üks väljund sellele on siis meie loodusturismi konverents, see on siis iga aasta märtsikuus toimunud. Viimane vist oli äkki juba 7. või kui ma nüüd ei eksi, 6., 7. või 8. või kuskil seal. Et see on siis ka selline
huvitav koht jah, et alati me toome siin igasuguseid huvitavaid välisesinejaid, nii palju kui võimalust on. Aga nüüd on jah, juba siin mõned aastad Eesti turismimaastikul selline organisatsioon nagu Eesti Loodusturismi Ettevõtjate Ühendus ja vist oli teise Eesti Loodusturismi Ühendus, on ta vist lihtsalt algselt oli plaan panna jah, ka peaaegu vist juba seal, ma ei mäletagi, palju neid liikmeid seal nüüd on, no 50 ringis vast äkki tänaseks päevaks juba on umbes niimoodi. Et nemad on jah, nüüd võib-olla meilt nagu mõnes mõttes selle platvormi osa nagu üle võtnud, aga tegelikult me teeme ikkagi hästi tihedat koostööd. Et jah, ka jah, noh, neil on ka selline võib-olla selline roll, et nad siis esindavad oma liikmete huve, aga samuti nad siis ikkagi üritavad selle valdkonna tähtsust nagu ühiskonnas näidata niimoodi, et see valdkond on jah tegelikult hästi läbi põimunud, ja samuti mitte ainult ma räägin see turismi pool või kõik see äri- ja majanduspool, vaid tegelikult kõik see loodushariduse pool on samuti, et kui teid ka nagu see suund huvitab, et siis võib ka täitsa saab nagu hea sellise baasi, et mille pealt ise veel natukene veel edasi areneda, aga tegelikult ka, et kuna siin praegu on jah sellega natukene segane olukord, kuna Keskkonnaamet, riik on õhukene, igalt poolt kärvitakse, siis ka Keskkonnaamet lõpetas selle loodushariduse pakkumise suuresti ära, küll on jah, vist see asi nüüd läheb kuidagi niimoodi mingite keskuste juurde, aga ei tea, et sellest võib ka selline tühimik täita, et mida siis saab ka, meil võib-olla ongi selline, et näiteks ka eraettevõtlusel võib-olla selline uus suund, et olengi ise sellise loodusharidusega päris pikalt kokku puutunud, et tegelesin selle looduses hakkama saamise õppega just lastele. Mässasin Tallinna loomaaias näiteks, tegin kursust, ma ei mäleta, 3-4 aastat ja Tabasalu koolis ja ise olen jah, tegelikult elan Tallinnas, ma ei elagi üldse Tartus. et meil on jah selles, meie õppetoolis on päris palju selliseid rändajaid, kes liiguvad. Nii et see on ka selline huvitav pool. Giidiks kindlasti ka päris paljud ikkagi on selliste mõtetega tulnud, et nad ikkagi hakkavad, Giidiks ongi tänapäeval see, et hea giid, hea loodusgiid on väga-väga hinnas, see on väga-väga kasvav valdkond, sest üldiselt jah, ega need Egiptuse päikesereisid ei kao ilmselt kuskil ära, aga seal kõrval on vägagi tõusuteel igasugune selline alternatiivturism, teistmoodi turism, et peale Covidit on nüüd jälle mingi uus hoog nagu lahti läinud, et võib-olla ka, et kui siin mingi aeg tagasi olid domineerivamad sellised karmimad tegevused ikkagi, et sõidame raftiga kuskilt jõest alla ja lähme ekspeditsioonile ja nii, et siis rohkem on nagu fookus igastusel pehmematel tegevustel, et metsakümblused, sellised rattamatkad, kõikvõimalik sihuke looduse tundmaõppimine, eks ju, et kõik see pool. Et jah, et suund on jah järjest rohkem nagu sinna poole läinud, nii et ega need karmimad tegevused pole ka kuskil ära kadunud, aga lihtsalt võib-olla mingeid asju juurde tulnud, sellepärast, et kuna see valdkond on tõusuteel, eks ju, et siis need erinevaid tegevusi tuleb nagu tervega juurde jah, et ka ma räägin metsajooga kuni kõige selle juurde kuuluvaga, eks. Aga jah, et võt see ongi see, et kui seda valdkonda arendada, planeerida, tuleb seda ka tunda, sellepärast, et praegu siin ka esimese aasta tudengid just hakkavad uurima seda, et mis meil nüüd nendes laugastes toimub Soodes, kus on palju ujumas käidud. Ja tegelikult see pilt on natukene, ma ei tahaks öelda hirmus, aga kindlasti mõtlema panev, et võib-olla sellised laukad, mis on hästi puhta veega, kus siis on see turism nii-öelda aastakümneid juba nüüdseks läbi käinud, eks, et nad on täitsa oma ilme on muutunud, seal kasvavad sellised taimed, mis tavaliselt rabas ei kasva, sellepärast, et seal on selline rohke toitelisus, inimesed tuleb ikka igasuguseid asju, seal on ütleme kogu see vee, ma ise nüüd nii täpselt ei tea, kogu see vee
keemia muutub, eks, kui sa kõikide nende sääsespreide ja päiksekreemidega sinna sisse lähed ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on siis jah, see üks teine pool, et mida me siin üritame mõtestada, et kuidas seda kõike niimoodi teha, et see jalajälg võimalikult väike oleks, sest näiteks ka teed kuskil metsas rattavõistlus on ära, kõik on hästi tehtud, on asjad kõik ära koristatud, nii nagu peab, load on kõik olemas, aga pärast on näiteks jälle motikad seal järele, eks ju, jällegi sihuke negatiivne asi ja et see on kõik see, mida me siin üritame päevast päeva nagu mõtestada, sellel nagu sihuke raamistik leida, kuidas see kõik nagu toimida saaks, eks, et jah, et selline see valdkond on. Aga äkki veel küsimusi, mõtteid, mis tekkisid? Ja Laura on siin veel kirjutanud, et inglise keele ja välistudengite kohta, et jah, et välismaal käimise võimalus on meil vägagi soodustatud. Meil on päris mitu sellist head partnerülikooli, kuhu minna, aga see oleneb hästi palju ka, et mis on nagu see huvi või et mida seal nagu tahta õppida, et jah, see on hästi nagu selles enda huvis kinni, et võib minna täitsa mingit loodusteemat kaema, samuti võib minna ka mingisugust turismiteemat kaema või ka mingisugust keskkonna poolt või ka geograafiat, täpselt see oleneb sellest huvist. Et siin jah, meil käib ikka sihuke juhtumipõhiselt, aga meil on see võrgustik on päris hea, et kuhu nagu minna saab. Et Euroopa piires on see reisimine natukene lihtsam, et just Erasmusega, eks ju, et seda siin ikka kasutatakse ja see periood ei peagi olema nii pikk, et nüüd minna täitsa nagu pooleks aastaks ära või 3 kuuks ära, et meil siin kindlasti tekib ka selliseid võimalusi, et ka mingi projekti raames minna mingit välitööd kuskile tegema või mingit sellist asja teha. Et neid ikka on ja tuleb ja praegu on nagu raske öelda mingisugust süsteemsust, sest tihti need asjad ongi niimoodi, et ta võib tekkida päris nagu kiiresti või siis võibki olla see, et tudeng tuleb, et ma tahaksin kuskile minna, aga päris täpselt ei tea kuhu, et siis me kindlasti kohe otsime, eks ju, selle sobiva koha. Et võib-olla viimasel ajal jah, et meil on siin Norras käinud päris mitu inimest ja Assooridel näiteks kaugemas kohas, eksootilisemas kohas võib-olla natukene, nii et üks on jah, läks Norra, minu endine kursada läks Norra, see läks Islandile ja siis jäigi sinna, nii et võib ka niimoodi juhtuda, et kunagi ei tea, nii et selles suhtes jah. Ühesõnaga, kui küsimusi ei ole, siis aitäh teile kuulamast ja kindlasti, kui teil midagi tekib, kirjutage mulle tarmo.pilving@teimu.ee, et minu meil on seal täitsa olemas ja üldse sisseastumise või õppesisu või mis iganes selliste asjade kohta, et võib-olla jah, miski oluline jäi täna ütlemata, aga vast ei jäänud ka, et siis kirjutage kindlasti ja loodaks teid kõiki õppimas näha. Et aitäh ja nägemist.